Järgnevalt tutvustan, mis on Google Scholar ja kuidas seda kasutada. Google Scholar toimib nagu tavaline otsingumootor, kuid asjakohaste veebilehtede asemel pakub Scholar otsingusõna vastuseks temaatilisi teadusartikleid, raamatuid, aga ka konverentsiettekandeid ja lõputöid ning väitekirju. Seega on Google Scholar väga hea keskkond, kus otsida usaldusväärset informatsiooni, mida kasutada näiteks koolis uurimistöö kirjutamisel. Kuidas Scholaris infot otsida? Oletame, et soovime leida usaldusväärset teavet COVID-19 ja maskide kandmise tõhususe kohta. Kuna enamik artikleid on inglise keeles, siis tuleb kasutada ingliskeelseid otsingusõnu. Soovime leida tekste, kus maski kandmine ja COVID-19 esinevad koos. Selleks kirjuta otsinguribale jutumärkide sisse COVID-19 ja sinna järele plussmärk ja uuesti jutumärkidesse mask wearing. Jutumärgid aitavad leida tekste, kus sinu otsingusõna esineb täpselt sellisel kujul, nagu oled selle kirjutanud, ning plussmärk sõnade vahel pakub välja just sellised tulemused, kus mõlemad sõnad esinevad koos. Saime esimesed tulemused. Täpsemate tulemuste saamiseks muuda esialgseid märksõnu. Näiteks võid kirjutada maski kandmise asemel üldisema sõna prevention ja vaadata, milliseid tulemusi selline otsing annab. Tähtis on see, et ei jääda rahule ainult esimeste tulemustega, mida Scholar pakub, sest vajalike allikate leidmine võtabki pisut kauem aega. Otsingu veelgi täpsemaks muutmiseks kasutame filtreid, mille leiame funktsiooni Advanced Research alt. Siin saab näiteks valida, milliseid sõnu me ei soovi, et otsitavad tekstid sisaldaksid. Samuti saab märkida, et soovid, et otsitav sõna esineks justkui teksti pealkirjas. Kui otsid kindlas ajakirjas või mõnes kindla kirjastuse pool publitseeritud tekste, saad ka nende nimed siia kirjutada. Viimaks saab piirata vahemikku, millal tekstid on avaldatud. Näiteks koroonaviiruse ja maskide kandmisi teemalisi artikleid tasub otsida alates 2020. aastast. Mõnikord on aga just oluline, et uurimiste aluseks olevad allikad on avaldatud väga spetsiifilisel perioodil. Otsimisele kuluva aja lühendamiseks ongi hea kasutada Advanced Researchi aastate filtrit.